nii, olin eile õhtul nii elevil, et nägin terve öö und teist. nägin sellist naljakat und, et meil oli infotund, aga kohapeal mingis ruumis ja ma tahtsin kogu aeg alustada, et nii, hakkame nüüd pihta, aga inimesi muudkui tuli ja tuli ja tuli ja ma ei saanudki alustada, nii et see lükkus lõpuks mingi tund-poolteist edasi. Lõpuks ma ütlesin, nii, nüüd me alustame ja ongi kõik. Et tuba oli lõpuks paksult rahvast täis ja mingi number 66 tuli, lõpuks tuli 71. Ma vaatasin, vau, nii palju inimesi. et selline, ma ei tea, vist minu elevusest tuli mingi selline huvitav unenägu. Ja hommikul, kui ma silmad lahti tegin ja vaatasin oma meili, siis oli 4 uut registreerujat. Siis ma vaatasin, vau, täpselt läkski täppi unenägu, et nii palju oli meid siis juurde veel tulnud. Aga täna sissejuhatus psühhotehniku väljaõppesse. Loodan anda teile vastuseid küsimustele, mis veel õhku on jäänud. Ma loodan, et te olete saanud tutvuda ka õppekavaga, moodulitega, kodulehel oleva infoga. Aga natuke sissejuhatuseks räägin veel üle. Enne kui ma räägin RI metoodikast, siis ma räägin natuke iseendast ka. Et kui keegi on täitsa võõras ja mind veel ei tunne, siis sissejuhatuseks, et kust see kõik on alguse saanud ja kes mina olen. Mina olen inimestega töötanud nüüd juba rohkem kui 10 aastat. Olen õppinud erinevaid praktilise psühholoogia lähenemisi, lisaks nüüd Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja töötanud kriisiabis õppinud, coaching ut õppinud, juhtidega tööd õppinud, teinud meeskondadega tööd, no hästi-hästi palju igasuguseid asju. Ja päris alguses, kui ma inimestega alles tööle hakkasin, siis mul kujunes välja kuidagi selline oma käekiri hästi tunnetuslikult. Ja ma arvan, et igal terapeudil, spetsialistil, nõustajal tegelikult on oma käekiri. Niikuinii. Aga ühel hetkel minu kliendid hakkasid küsima, et mis see on, mida sa teed, et see on kuidagi nii teistmoodi. Et ma olen käinud seal, aga vot sinu juures on nagu nii teistmoodi, on ju, et õpeta meile ka. Ja sellest tegelikult sündis selline esimene väike kursus ja selle kursuse raames ma pidin sõnastama, süstematiseerima, struktureerima kõike seda, mida ma teen. Ja kui ma hakkasin sellele otsa vaatama, siis ma nägin, et okei, et see võib-olla tõesti on natukene teistmoodi. Ja noh, alguses ma õpetasin inimesi lihtsalt nende enda jaoks, et igapäevaelus paremini iseendaga hakkama saada. Aga ühel hetkel jah, siis mida rohkem see süsteem edasi arenes ja selgemaks muutus, siis sündis sellest päris praktilise psühholoogia praktiku väljaõpe. See sõna psühhotehnik, kust see tuleb, sellest me räägime natukene hiljem. Ja mis vahe on terapeudil ja psühhotehnikul, sellest räägime ka natukene hiljem. Aga ühesõnaga, see on siis selline sissejuhatus sellesse, et kuidas see kõik alguse sai. Hiljem ma muidugi olen hästi palju teadustöid läbi töötanud, kõrvutanud, vaadanud, kuidas need asjad kokku käivad ja et kus see teaduspõhisus siin on, see on ilusti mul ka kodulehel välja kirjutatud, eks ole. Et see on pikk jutt, aga sellest jõuame kursuse käigus väga palju veel rääkida, et kus miski on ja saadan teile väga palju olulisi töid ka lugemiseks, et te oleksite ka selle taustaga kursis. Minust veel nii palju, et sellest ajast peale, kui ma ennast mäletan, siis mind on huvitanud inimeste kannatused ja just see, kuidas need kannatused ära lõpetada. Et kuidagi selline inimeseks olemise tumedam pool on mind tõmmanud ja ilmselt tõmmanud siis põhjusega, et seda tumedamat poolt nii-öelda uurida, mõista ja aidata siis sellest inimese jaoks kasu ja arengut luua. Ja niimoodi ma olen siis teinud kõike, mida võimalik. Üks-ühele tööd, erinevaid selliseid 3-päevaseid seminare, laagreid, kursuseid, täiendõppeid, raamatuid kirjutanud, no mida kõike, aga juhindun oma sellise sisetunde
ja kire järgi, et see ma siis olen. Ja jõuame rohkem tuttavaks saada väljaõppe käigus. Aga nüüd RI metoodika. Ma arvan, et te olete lugenud ka selle kohta. Püüan lihtsamate sõnadega rääkida sellest, sest viimasel ajal mulle heidetakse ette, et liiga keeruliselt räägin, midagi aru ei saa, aga samas, kui on keeruline, siis ongi õppimise koht ja on arengut esile kutsuv. RI ehk siis reflektiiv-integratiivne metoodika. Teadlikult panin nii keerulise sõnastuse või sellise pealkirja sellele metoodikale, sellepärast et see oleks korrektne ja oleks teaduslik, oleks kirjeldav sellest, millest see metoodika räägib. Et ei oleks lihtsalt mingisugune abstraktne värk, millest keegi aru ei saa. No okei, RI, reflektiiv-integratiivne on ka piisavalt keeruline, mida võib-olla on raske mõista, aga reflektiiv-integratiivne, see tähendab siis seda, et selles metoodikas on hästi palju kombineeritud erineva praktilise psühholoogia lähenemise võtteid, aga need on kombineeritud süstemaatiliselt, ehk siis, et ei ole lihtsalt mingid killud suvaliselt kokku pandud, vaid need on inimese arengu ja eesmärgi jaoks vastavalt siis kasutusele võetud. Et seal on oma süsteem ja kui me seda hakkame õppima, siis te saate aru, kus see süsteem on ja kuidas see töötab. Aga nüüd, miks just reflektiiv-integratiivne on? Sellepärast, et sellised põhituumkomponendid baseeruvad enesereflektsiooni, eneseteadlikkuse arendamisele ja eneseintegratsioonile. Ehk siis enda erinevate sisemaailma aspektide tervikuks kujundamisele. Et see on väga oluline osa, sellepärast et paljud lähenemised kuidagi suunavad inimest hästi tugevalt ringi tegema, muutma, paremaks saama. Kogu aeg on rõhk nagu sellisel, ole keegi teine mentaliteedil. Isegi, sorry, et ma nii ütlen, võib-olla keegi on õppinud KKT-d. KKT-ga on tegelikult ju sama asi. On mingisugune sümptom ja siis see tehakse toore jõuga lihtsalt ringi. Programmeeritakse ringi. Aga nüüd see integratsioon õpetab meile, coaching samamoodi hästi tulevikule orienteeritud, selline lähme, teeme. Ja see on hea ja me kasutame siin ka nii coachingu kui ka KKT elemente osades harjutustes, et selles mõttes ma üldse ei tee nagu seda maha, vaid on vaja kasutada neid asju erinevates kohtades, õigetes kohtades. Ja nüüd see eneseintegratsioon õpetab meile seda, kuidas sisemised vastuolud ületada, kuidas sisemised konfliktid ületada, et see muutus ei sünniks nii-öelda nagu vägivaldselt, vaid hoopis kokku liites ja kokku tuues sellisest pehmest aktsepteerimisest. Ja see muutus läbi selle sünnib palju võimsamalt ja järjepidevamalt, jätkusuutlikumalt, et jah, seda eneseintegratsiooni asja, seda me õpime sügavamalt teises astmes, sest see on väga, et see nõks päriselt kätte saada iseendas ja kuidas seda juhendada ka teistes, see nõuab sellist sügavamat uurimist, nii et see on teise astme teema. Aga lühidalt, selgelt, lihtsalt öeldes, RI metoodika on praktilise psühholoogia meetodite kogum, kus me teeme erinevaid selliseid kahjulikke seoseid psüühikas ringi tervislikeks seosteks ja neid seoseid teeme ringi läbi kogemuse. Et kehal ja närvisüsteemil on vaja kogemust, mitte lihtsalt mõtestamist, on vaja midagi praktilist, mingit praktilist väljundit. Lihtsalt lõputust vestlemisest ei ole lihtsalt abi. Inimesele on vaja anda kaasa tööriistad ja see ongi see RI metoodika tugevus, et meil on hästi palju tööriistu, mida me õpime kasutama kliendi töös, ka eriti iseenda peal, sest muidu me ei saaks seda kliendi töös kasutada. Ja need tööriistad on hästi erinevateks puhkudeks. Ja nüüd mul mõte kadus ära. Et just see, me anname inimesele tööriistad kätte, mida ta saab terve elu kasutada. Siis võiks ju küsida, et aga siis ei tule ju kliendid tagasi. Siis me teeme nad ju terveks ära ja nad ei tule tagasi. No päris nii see ka ei käi, on ju. Et üksi pusida me ei saa, meil on vaja kõrvale ikkagi peegeldajat ja juhendajat, nii et
et ei saa niimoodi omakasupüüdlikult mõelda ja arvata, et teeme inimesed nii terveks ära, et ei olegi kunagi kellelgi enam abi vaja. ikka on, meil endal on ja kõigil teistel on alati mingil eluhetkel vaja seda peegeldajat ja toetajat. nii, ja see on nüüd pikk jutt. Pika jutu kokkuvõtteks sellel slaidil ütlen seda, et RI metoodika võimaldab neid erinevaid rohkeid mitmekülgseid tööriistu kohandada väga kenasti erinevate kliendiprofiilidega ja kohandada vastavalt ka kliendi eesmärgi püstitusele, et see on kindlasti üks oluline tugevus. Ja meie kooli missioon on pakkuda siis sellist terviklikku ja praktilist lähenemist psühholoogiliste meetodite abil ja toetada nii isiklikku kui ka professionaalset kasvu. jah, et just see praktilisus ja samas teaduspõhine teooriataust, et need kaks asja nagu kokku tuua, see on meie eesmärk. nii, esimeses koolitusastmes ma olen siin välja kirjutanud moodulid, mis meil on, et esimene koolitusaste on selline sissejuhatav, aga samas juba ka küllaltki praktiline. et me pühendume tugevalt esialgu iseendale, samas paralleelselt kogu aeg räägime ka sellest, kuidas neid asju kasutada ka teistega töös. et kui sa soovid tulla õppima ainult iseenda jaoks, siis see esimene aste, aga ka teine aste tegelikult mõlemad sobivad. siis lihtsalt korraks paned sellel hetkel kõrvad kinni, kui ma räägin sellest, et kuidas teistega neid tööriistu kasutada. aga noh, jah, ühesõnaga esimeses astmes me siis loome baasi, hästi tugeva raamistiku baasi, millele ülejäänud edasi ehitada. ja lõpus on meil ka praktikamoodul. samas me teeme neid praktikaid kõikide moodulite vältel ka vastavalt siis mooduli teemale. et minu üks selline fookuspunkt on kindlasti see, et kõik oleks kogemuslik, mitte ainult kuivalt teoreetiline. ja teine koolitusaste, nagu te näete, on palju juba mahukam. ja siin me võtame rohkem fookusesse ka teistega töö, läbime sellised olulised teemad, mida on kindlasti vaja enne inimestega tööd, nagu psühhopatoloogia, anatoomia ja füsioloogia. et oleks oskus töötada eetiliselt, et oleks taustateadmised, keda me saame aidata, keda me ei saa aidata, kus meil on vaja inimest edasi suunata, kus lähevad meie piirid, mis on eetika põhiprintsiibid ja nii edasi, nii edasi, et see on hästi-hästi-hästi oluline. ja anatoomia ja füsioloogia muidugi ka, et me teaksime, mis kogu inimese süsteemis üleüldse toimub. et me ei saa ainult õppida psühholoogiat, me peame teadma inimese elust laiemalt, inimese olemusest laiemalt. kui keegi on ülikoolis anatoomia ja füsioloogia põhjalikult õppinud, siis seda moodulit võtma ei pea, selle ma arvestan teil siis ära, kui te mulle tunnistust näitate. aga samas soovitan siiski meelde tuletada, sest seal on nii tohutult palju infot ja meie õpetame seda natuke teistmoodi. me paneme võib-olla rohkem fookust närvisüsteemile ja aju ehitusele ka. et ma teen täitsa eraldi nagu loengu selle kohta seal, mida meie peame teadma kindlasti. et see on hästi oluline pool. nii, ja enne nüüd, ma vaatan korra järgmine slaid, jah, just enne kui me lähme juhendajate tutvustamise juurde, ma olen täna kutsunud siia teile ka meie juhendajad ja meie kogukonna eestvedaja, kes siis korraks ka sõna saavad. siis mis veel toimub meie koolis? meil on erinevad täiendkoolitused, sellepärast et psühhotehnikud, üleüldse inimestega töötavad spetsialistid peavad järjepidevalt ennast edasi arendama selleks, et pakkuda veel rohkem kvaliteeti ja olla kursis ka selliste muutuvate asjaoludega inimeseks olemise juures. meil on kogukond,
hästi tugev, hästi edukas, hästi selline ambitsioonikas, väga toetavad, väga positiivsed. no ma kiidan neid taevani, sest nad on lihtsalt nii tegusad ja nii lõbusad ja nii toredad et nendega me teeme igasuguseid ägedaid asju koos. nüüd uuesti sügisel tuleb meil näiteks improteatri külastus. jah, kuna meil on nii palju gruppe vahepeal peale tulnud, siis nemad tahtsid seda uuesti teha. teeme igasuguseid väljasõite, meil on suvepäevad, talvepäevad ja kuna me kuulume ka täienmeditsiini kutsekotta, siis ka täienmeditsiini kutsekoja sündmused on meie jaoks väga olulised ja väga toredad, kus siis teiste erialadega kohtuda, koostööd teha ja valdkonda panustada. nii. ja siis meie juhendajad. ma annan kõigepealt sõna Raidole. Raido on siin minu juures. Kas sa tahad istuda siia ise, kui ma keeran sulle? Vaat nii, palun. Tervist. et Raido on siis meil peale mind järgmine koolitaja, kellega te kohtute võib-olla kõige rohkem. räägi siis iseendast korraks, oma taustast ja. Ja tere minu poolt ka. Kuidas ma siis siia kooli sattusin, ilmselt ikkagi selle tõttu, et ma olen Maria elukaaslane, aga me igapäevaselt niikuinii oleme läbi põimunud igasuguse praktilise psühholoogia aruteludest ja mulle väga meeldib uurida sarnaselt Mariale inimese toimimist, inimese psüühikat, seda, miks meid saadavad kannatused ja kuidas me saame oma kannatusi teadlikult ise vähendada ja minu töö, suur osa tööst kunagi oli TV3 grupis ja seal ma sain ülesandeks hakata siis oma meeskonda üles ehitama ja juhtima ja selle juhtimise käigus siis oli väga palju vaja tegeleda selle praktilise psühholoogia poolega ja tänaseks noh, ma olen 3 ettevõtte igapäevane tegutseja, et ma ühtpidi olen siis ettevõtete meeskondade koolitaja, aga samamoodi teen üks-ühele nii ettevõtluses kui ka eraisikutele siis coaching'u sessioone ja seal näen seda muutuse poolt järjepidevalt. mind väga huvitab soorituspsühholoogia ja nüüd ma edasi räägingi, mis me siis minu osalusel teeme selles koolis. Esimeses astmes räägime positiivsest psühholoogiast Shihab Samini mudeli järgi ja uurime sisemisi sabotööre, kuidasmoodi neid sabotööre ära tunda ja kuidas nendega tegeleda, nii et lülitada aju hoopis siis sellele ellujäämisrežiimilt, sellele toimivale meis sisse integreeritud jõududele, ütleme siis nii, aju võimsatele jõududele. uurime seisundeid, kuidas neid juhtida, mis need üldse on, küsimuste mudelid vaatame ja ka esimeses astmes on töö piiravate uskumustega. jah, just, väga hea. Mhm. ja need on sellised tuumoskused, mida iga spetsialist peab omandama, et Raido praegu võib-olla nii tagasihoidlikult rääkis siin nendest, et no küsimuste mudel ja mis kõik on, Ma aga võin, tegelikult need on väga-väga-väga olulised ja Raido tunnid, ma ütlen kohe ära, lähevad alati pikemalt, kui on kavas kirjas, sest tal on lihtsalt nii palju anda ja rääkida ja see on nagu väga palju, mida sa annad. nii, ja teises astmes? ma igaks juhuks ütlen, et see ei ole sellepärast, et ma aega ei oska juhtida, kui vaja, siis saame lühemalt ka alati teha. et teises astmes on fookus eriti tugevalt just lingvistilisel programmeerimisel. ma olen siis 2010. aastast õppinud seda ja see on üks viis, kuidas inimest ja inimese toimimist kirjeldada, et kuidasmoodi me sisekõneliselt ja oma sensoorse materjaliga kirjeldame ära maailma ja kujundame iseennast ja programmeerime ennast siis tegutsema, toimetama ja siis saame seda teadlikult õppida juhtima. seal on väga palju erinevaid teemasid, jah, tehnikaid. just,
et ma ei tea, kui täpselt ma seda siin praegu rääkima hakkan, aga, aga kindel on see, et minu enda maailm, kui ma seda õppima hakkasin, muutus ja just sellepärast, et ma hakkasin aru saama, et kuidasmoodi näiteks juhid siis juhivad, kuidasmoodi üldse süsteem ja sootsium on juhtima pandud ja seal ka uurime süsteemsust ja protsessi juhtimist, aga selliselt inimkeeli, mitte selliselt keerukalt, et üldse mitte keegi midagi aru ei saa. vot see on minu selline panus siin. Mhm. Jah, NLP on ka hästi-hästi võimas tööriist, tõesti, ma näen õpilased, kui nad on selle mooduli läbinud, see on hästi põhjalik moodul, 8 kohtumist Raidoga. Ja kui nad on selle läbinud, siis nende praktika kvaliteet tõuseb nagu hüppeliselt kohe, et seal on hästi palju niisuguseid peeneid nõkse, mis eristab algajat professionaalist, et see on nagu väga-väga kihvt. Ja kuna seda on nii pikalt tehtud ja tuleb seda tagasisidet ka, et jah, vot see mudel just muutis minu jaoks, ma ei tea, lähenemise efektiivsust või tulemuslikkust, siis ma julgen öelda, et ükskõik, mis ala inimesed te olete, siis siit kindlasti saab täiendust ja sellist sügavust juurde oma toimetamistesse. Just see on võib-olla hea asi, mis sa praegu välja tõid, et tõesti õppima on tulnud väga palju erineva taustaga inimesi. Meil üks särav täht on üks personalijuht, kes on nagu aastaid olnud, aastakümneid olnud personalijuht ja tema töös kõik see, mis ta õppis, oli talle hästi kasulik ja veel meil on väga kirjud taustaga. Meil oli üks eriüksuslane ja no ühesõnaga hästi huvitavaid inimesi on meil kogukonnas. Nii, aitäh! aitäh! ja siis kohtute Raidoga Jaa. varsti üsna esimese astme alguses tegelikult just, juba. siin ei ole üldse palju aega. Jah. Varsti näeme. Nii, nüüd ma hüppan korraks Ebe sinust üle anna andeks et annan sõna Nikale. Nimi on muutmata jäänud. Tegelikult on Nika Avamägi. Nii, Nika on meie anatoomia ja füsioloogia koolitaja. Sõna sulle. Tervist ka minu poolt. Ja kas te näete ja kuulete mind? Kuuleme, näeme. Väga hästi. Mina olen Nika Avamägi ja koolitan siis teile anatoomiat ja füsioloogiat. Ja võtan teie näod siin ette ka kenasti. Ise olen siis 20 aastat tegelenud inimeste elukvaliteedi parandamisega. Sellest pea 15 aastat siis tippsportlaste voolimisega, mis oligi siis alguses minu see kirg ja inspiratsioon. Ja sellel ajal ma siis arvasin, et ma tegelen erialaga, mis on lihtsalt meeldiv ja tore ja ma saan inimestele pakkuda head enestunnet, et nad saavutavad oma füüsilised eesmärgid. Siis, et ma saan neid toetada selles. Ja mida aega edasi ja kui läbida siis juba ka Tallinna Ülikoolis ka magistritasemel sporditeaduskond, siis läbi oma töö ja läbi nende aastate olen ma aru saanud, et see võib olla üks võimsamaid oskusi üleüldse, kuidas inimese elukvaliteeti parandada. Ehk siis anatoomia ja füsioloogia tundmine ja selle arvestamine siis igapäevaste valikute tegemisel või elukvaliteedi või elustiili kujundamisel võib siis näiteks tohutu erinevuse luua, et kui terve see inimene on ja kui kaua ta elab. Et meie anatoomias ja füsioloogias käime läbi punkte, kus konkreetselt ma küsin teilt, kas te soovite elada 10 aastat kauem? Kas te soovite olla oma lastelastele või oma lastele 10 aastat kauem siin maailmas alles ja olemas? Kas te soovite nendega koos olla võimelised mängima, jooksma, hüppama ja seejuures olema ka ise terve ja ka võib-olla siis maagiline õnnelikkus on siin taga, et kvaliteetse elu elamine ikkagi on suur samm selle suunas, et sa tunned rahulolu enda elu üle. Ja ongi kogu oma igapäevases töös, oma valikutes, oma klientidega töötamises on suur võtmeküsimus,
kuidas selle inimese elu saab olla kvaliteetsem ja pikem. Ja siis minu missioon teie koolitamisel on see, et kui te töötate inimestega, siis te saaksite aru, et kui palju te mõjutate ja kui palju te võite potentsiaalselt mõjutada. Et paradoks siin ilmas on see, et kui me ei tea midagi, siis me ei saa seda teada. Ehk siis, kui te ei tunneks anatoomiat ja füsioloogiat, siis te ei pruugi võib-olla mõistagi, et oi, kui ma andsin talle sellised harjutused, et oi, tegelikult ma võisin hoopis ta närvisüsteemi mõjutada ühes või teises suunas, ma võisin tema füüsilist vormi mõjutada ühes või teises suunas või võib-olla selle inimese jaoks on need ja need tööriistad väga head, aga läbi väikeste elustiili soovituste saaks ta paremad tulemused, kestvamad tulemused ja te saate muuta selle inimese elu vaimselt ja füüsiliselt ja keemiliselt palju-palju kvaliteetsemaks. Ja üks asi veel. Kui on mingid soovitused kusagil kas või sotsiaalmeedias, siis läbi nende teadmiste, mis teil tulevad siit koolist, mis te saate anatoomiast ja füsioloogiast, teil tekib kriitiline mõtlemine. See asi, mida ma just nägin, see võib rikkuda inimese elu tegelikult, elukvaliteeti. Ehk siis see on võib-olla kõige mõjusam, et te töötaksite jätkusuutlikult klientidega ja et teie kliendid jõuaksid paremate tulemusteni ja teie endi elu oleks pikem ja tervem ja teie klientide elu oleks pikem ja tervem. Et selle nimel siis anatoomia ja füsioloogia läbime ja täpselt, kes on käinud ülikoolis anatoomia ja füsioloogiat läbinud, Maria ütles, et on siis kursus arvestatud, aga olen saanud ka läbi nende 2 aasta siin õppejõuna töötades tagasisidet inimesel, kes on anatoomia ja füsioloogia ülikoolis läbinud ja ütles, et tal on nii hea meel, et see tuli uuesti, ta sai väga palju uusi lisateadmisi. Ja üks suur asi veel. Väga palju on anatoomia ja füsioloogia õpikud jäänud tegelikult ajale hambusse. Nii palju on teadus juba uut avastanud. Et me räägime treeningutest, me räägime toitumisest, me räägime, mis üldse elus on oluline, et elada tervena ja pikemalt. Ja näiteks kohe üks näide tuli siin, ma ise olen siis fitnessi taustaga. Siiamaani räägitakse arstide, õdede koolis, et lihastest tekivad treeningu käigus mikrorebendid ja tänu sellele lihased tugevnevad. Siis ei ole sellist asja. Müosiini, aktiini molekulid väsivad ja mida rohkem sa treenid, sa võid treenida 2 korda päevas ka, ei ole mingid mikrorebendeid, on väsimine ja ATP molekulid ei vabane enam, taastumine aitab ATP molekulid taas vabaneda ja sa võid treenida 2 korda päevas ja võid saada palju paremad tulemused. Et isegi arstide, õdede koolis osad nõuanded, soovitused on juba teaduse endi poolt ümber kirjutatud. Ja mina olen ise hästi teaduspõhine, uue teaduse põhine, lihtsalt haaran uut teadust läbi siis imeliste podcastide, läbi spetsialistidelt tuleneva info ja see on kõik integreeritud meie anatoomiasse, füsioloogiasse, nii et väga ootan teid, et seda kõike teiega jagada. Aitäh. No näete, kui kirglik Nika on, täitsa lõpp lihtsalt. Nii äge. Ma panin vahepeal isegi selle ekraani jagamise kinni, et õpilased näeksid sind lähemalt. Et kui ilus sa oled ja kui tark sa oled. Aitäh sulle. Ja Nikaga kohtute 2. astmes. Ja. Nii, ja siis nüüd sõna Ebele. Ebega kohtute 1. astmes. Palun räägi oma tausta ja mis sa õpetad? Oma taustast. Oma taustast olen mina Tartu riikliku, just nimelt veel Tartu riikliku ülikooli vilistlane, psühholoogia, kliiniline psühholoog. Eluaeg olen ma psühholoogina töötanud.
Süsteemid või valdkonnad on eluviis niimoodi, et esimeseks valdkonnaks oli haridus. Olin see, kes oli karjäärinõustamise päris alguses. Me olime need, kes alustasime üldse siin Eestis karjäärinõustamisega. Tegelesime põhikooli lõpetajatega ja keskkooli lõpetajatega, et mis neist edasi saab. Noh, tänapäeval on see tõesti juba väga suur ja oluline valdkond. Edasi viis mind ikkagi aastateks ja aastateks üldprofiiliga haiglasse. Olin üldprofiiliga haiglas psühholoog. Terve maakonna haigla peale, alates ühesõnaga sünnitusest, sünnitusosakonnast, see on elu algus, ja mitte kõik ilmaletulekud ei ole korrektsed, on ka probleemid ja esmajoones muidugi olid emadele. Ja seal oli ka väga kurbi sündmusi. Sest elu on niisugune. Siis päris niisugune, noh, jah, see kõlab täpselt nii, nagu ta ongi, et hea tööpõld, tulemuslik ja kus ma tundsin, et ma olen vajalik, oli operatsiooniplokk. See tähendab, et inimesed öeldi, et enne operatsiooni, ükskõik, kas need olid korralised operatsioonid või erakorralised operatsioonid, aga igatahes, kui inimene oli teadvusel, siis temaga suhelda ja seal on tohutu palju tegemist hirmudega tegelikult. Ja siis oli intensiivravi osakond. Noh, seal oli ka igasuguseid häid ja kurbi hetki, aga kõige meeldivam niisugune positiivsete emotsioonidega oli post-op, pealeoppi. Kui tuli see tervenemine ja kui inimesed tulid elule tagasi ja said tunda veel aastaid seda elus olemist. Ja kuna ma olin suhteliselt väikses linnas olin, siis sai nendega kohtuda. No ja siis oli siis teraapiaosakond. Ainukene, millega, kuna mul ei olnud ettevalmistust ja ma tõesti ütlesin, et ei, sinna valdkonda ma ei lähe, oli lastepsühholoogia ja lasteosakond. Oli ju ettevalmistus ka, teadmised olid, aga ometigi sinna on vaja ikkagi spetsialisti, mitte üldprofiiliga. Kirurgia, teraapia, ka sünnitusgünekoloogia osakonda täiskasvanud, aga lastega ja seal ma ütlesin, et ei, igaüks jäägu oma liistude juurde. Kuigi võis olla ka väga huvitav. Noh, vabandust. No nii, tubli, ma just tahtsin öelda, et liigu nüüd selle magusama osa juurde, palun. Ebel on tohutu kogemus. Haigla-aastatest ma sattusin vanglasse ja olin üle 20 aasta töötasin vanglates. Kui ma juba sinna sattusin, siis oli ka nii, et väga kummaline, et ühesõnaga nüüd haiglast ja vanglasse. Ja tookord, jah, siin ka aastakümneid tagasi tuli mulle niisugune teadmine. Ja noh, seda ma olen palju ka rääkinud, et haigla ja vangla on ühesugused. Mitte keegi ei lähe ei vanglasse, ei haiglasse vabatahtlikult. Sinna suunatakse teatud põhjusega, diagnoosiga.
ollakse haiglas ja vanglas, mõlemis nende inimestega, kes seal on, tegelevad teised inimesed. Eesmärk on kutsuda esile muutus. Ja see, et inimene ise tahab selles muutuses osaleda. See, kui väljast ütleb midagi, et tee seda, see ei toimi. Nägin nii haiglas kui vanglas seda. Ja kolmandaks on niisugune asi, ei haiglast ega vanglast keegi ühesõnaga, nojah, ise sealt ära ei jaluta. Mõlemist lubatakse ära. Ja tõepoolest sõnaga psühholoogidel on mõlemis asutuses väga suur roll ja osa. Ja kõige olulisem on see, et motiveerida inimest ise endaga tegelema, ise ennast juhtima. Ja see on tegelikult meie töös ka. Just see, kuidas sa paned inimese tööle. Et sul võivad olla super teadmised, aga kuidas sa paned inimese ise tööle. Vot see on magic. Et Ja. nii, ja räägi palun, mis sa õpetad esimeses astmes? Ma ütlen, ja mis ma õpetan esimeses astmes? Kõigepealt lähtun ma väga palju kogemuslikkusest ja tõepoolest enda kogemusest. Sellepärast, et minu ettevalmistuses ei olnud palju seda, mida on tänapäeval, mida mul tuli ise õppida, näha ja kogeda. Mul jäi sellisest ühesõnaga reflektiiv-integratiivsest metoodikast ikkagi teoreetiliselt tol ajal väga palju vajaka. Lihtsalt nii oli. Kuid Tartu Ülikoolist anti meile väga tugev teoreetiline, psühholoogiline baas, põhi. Ja mida mina teile ka räägin, aga kogemusliku tausta pealt psüühika põhifunktsioonidest. Lihtsalt need psüühika põhifunktsioonidest, mida on meil kliendi tööga vaja tähele panna. Ma ei lähe närvisüsteemi, ma ei lähe ajufunktsioonidesse, ma ei lähe sõnaga füsioloogiasse, anatoomiasse, vaid see, mida me paneme tähele klientide juures või no ütleme ka iseenda juures, et millele pöörata tähelepanu ja seda märgata ja siis sealt märkasin, see on, ahaa, ja nüüd ühesõnaga, mida rääkis Maria, mida rääkis Raido, mida rääkis Nika ja vot, et ahah, seal on nüüd see koht, kus ma saan seda rakendada. Just praktiliselt. Noh, siis sellele järgneb natuke traumatööst ja just ühesõnaga ka mis meil on traumasid, meil on iga palju, meil räägitakse palju ühesõnaga kõik sellest posttraumaatilisest sündroomist ja nii edasi, aga jälle see on juba tõesti väga sügavad traumad. Need sellised inimesed võivad sattuda meie juurde, aga on natukene, noh, igapäevane trauma. Me saame iga päev plõks ja plõks, plõks ja plõks. Need minitraumad nii-öelda. Need on minitraumad. Kuidas suhtuda sellesse, kui mina täna tulen sealt, kus ma tulen, tahan poodi minna ja korraga mul ei ole rahakotti. No täitsa ühesõnaga paanika pardal. Kus on minu rahakott? Veel kassas, kui see juhtub, on veel suurem trauma. See juhtus mul alles autos. Ma ei olnud veel autost välja läinud, et ma lähen poodi, võtan selle rahakotti ja rahakotti ei ole. Ja tegelikult ma ütlen, et paanika pardal. No mis sa teed? No võt, ja siis ongi niimoodi, siis ma ütlen ka, mida teha. No räägin ka nendest asjadest ja ütlesin ka, kõigepealt siis järsku mul tuli meelde, hinga. Aga kuidas hinga? Hinga välja,
Oh! Ja kui ma hingasin välja, siis ütlesin niimoodi, aga kuule, vaata tagumise istme peale. Esimese istme peal ei olnud, tagumise istme peal oli. Näete, ja tegelikult ma tulen sealt autost välja, ma olen veel, mu keha reageeris sellele, sellest räägib ilmselt Nika, eks, et kuidas minu keha reageeris sellele. nii, ja viimane? Ja viimane on isiksusest. Ja isiksusest ülevaatlikult, kergelt ajalooliselt, et seda tausta ja väga palju asjad muutuvad. On edasi arenenud, on uuritud, ka meie uurime neid isiksusi, aga teatud asjad, mis meie ka teadusesse on tulnud lihtsalt kaasa ja kui neid asju ei tea, ütleme nii, et selgitan natukene, mis on temperamenditüübid, te kõik teate. kes on, No. kes on see? Oh, mul on aega küll. Flegmaatika. Melanhoolik. Noh, kas nüüd ükskord saab hakata tegema või ei saa? No kaua te siin siin munete? See on koleerik. Sangviinik ütleb rahu. Hingake. Võtke aeg maha. Nii. Aju puhtaks. Ja tõuseme püsti ja lähme teeme ära. Aga kust need tulevad? Just. Kust need tulevad ja kuidas nendega töötada? Ja kuidas, sest öeldakse, et see on aegunud, see on vana, see on, ühesõnaga ei ole teaduspõhine ega midagi. Aga miks ta ei ole teaduspõhine ja nii edasi, seda hakkame vaatama natuke. Meil on ainult 3 kohtumist. Aga väga olulised sügavad 3 kohtumist, sest et ma pean vist Ebele kohtumisi juurde panema, sest Ebel on nii palju kogemust, mida rääkida, et alati pärast Ebega tunde ka õpilased ütlevad, et issand, mis kogemuste pahvakas sealt tuli, et see oli nagu lihtsalt suurepärane, nii et väga hea. Aitäh, Ebe! No ühesõnaga kohtumiseni. Kohtume sinuga juba esimeses astmes. Jah. Nii, ja siis viimaks annan sõna meie kogukonna eestvedajale Kaisale. Tere ka minu poolt, mina siin rõõmsalt noogutan ja vaatan kõike ja tegelikult Maria, sa ütlesid päris palju ära seal, et mis me siis kogukonnas teeme, et mina olen siis kogukonna eestvedaja, mind näete siis nii sügis- kui kevadpäevadel või käisin vahepeal meil talvepäevad ja nii edasi. Et seal on mind näha, küll ma aktiivselt löön ka erinevates muudes kohtades ilmselt kaasa ja meie ühine kogukonna eesmärk ongi siis ühiselt areneda ja edasi liikuda. Ja need arengud ei toimu siis ainult läbi koolituste, vaid kuna meil on nii palju erineva profiiliga inimesi, siis me jagame ka üksteisele erinevat materjale, alustades raamatutest, lõpetades mingite koolituste, podcastidega ja nii edasi. Ja loomulikult ka, kui meil on näiteks mingisugused keerulisemad kliendi case'id, siis meie eesmärk on leida talle kas või ühine lahendus, et ta saaks nagu parima võimaliku abi, mida meie siis psühhotehnikutena suudame pakkuda. Ja mina olen selle tee juba läbi käinud, mida teie hakkate käima. Minu arust on see üliäge ettevõtmine. Et te olete endale väga tänulikud. See on üks täielik huvitav Ameerika mägede sõit. Ja ma absoluutselt selles mõttes ei kahetse seda ka, et nii äge, et seda, ütleme, ala tuleb veel inimesi õppima ja veel erineva profiiliga inimesi, huvitavaid inimesi, ägedaid inimesi, sest et meil ongi väga ägedad, väga teistsugused, väga sarnased mõtlevad inimesed kogukonnas.
ja mis on minu arust veel äge, on see, et õpilased teevad omavahel igasuguseid projekte koos, et üks punt teeb meil seda podcasti, siis teine punt teeb igasuguseid töötube, mis nagu inimestele koos pakuvad ja korraldavad erinevate teemadega ja nii edasi, et meil on niisugused väiksed töörühmad nagu ja koos siis neid erinevaid projekte tehes no hästi palju esiteks areneb ja kasvab, aga teiseks me viime väga palju väärtust inimestele tagasi ka läbi selle, et see on nagu hästi tore, et me nii palju omavahel koostööd teeme. Ja Kaisa on siis see teie kontaktisik ja mureisik nii-öelda. et sõnumid edasi. just, et jah. Kaisa aitab teil siis lahendada muresid, kui vaja midagi kogukonnaga seoses või ükskõik, mis asi tegelikult juhtub. No mina olen ka olemas, et kohe mõtleme koos ja arutame. Ja see tugi on hästi oluline, mis meil siis kogukonnas on ka, et sa ei ole seal üksi ainult sellisel juhul, kui sa ennast ise üksi jätad ja sa ei räägi. Jah. Jah. Aitäh! Nii, ja nüüd ma jagan uuesti ekraani ja lähme edasi. Vastan mõnele olulisele küsimusele, mida varasemad õpilase kandidaadid on esitanud. Võib-olla vastan kohe siis ka mõnele teie tekkinud küsimusele ära. Ja pärast seda siis teeme küsimuste-vastuste vooru ja annan sõna natuke teile ka. Esiteks küsimus, kas ma saan olla päris terapeut? Minu arust kodulehel ma kirjutasin selle vist lahti ka, aga ma räägin selle korraks üle. Et terapeut on definitsiooni järgi inimene, kes sekkub meditsiiniliselt. Meie ei sekku meditsiiniliselt. Kuigi meil on selleks väljaõpe psühhopatoloogia ja anatoomia. Aga me ei ole kliinilised psühholoogid. Me ei kirjuta ravimeid, me ei diagnoosi, eks ole. Me ei tee mingisuguseid sekkumisi, millel oleks meditsiiniline taust. Et see on hästi oluline ja sealt tuleb ka sõna psühhotehnik. Meie töötame psühholoogiliste tehnoloogiatega ja inimese sellise igapäevase heaoluga. Ja mis vahe on terapeudil ja psühhotehnikul on see, et kuigi psühhotehnik oma töös läheb kohati sama sügavale kui terapeut, mitte kohati, vaid lähebki igas seansis, läheb sama sügavale kui terapeut, siis meie aitame neid inimesi, kellel puudub psühhopatoloogilised ilmingud või psühhopatoloogiline diagnoos. Vot see on vahe. Et inimesel pole diagnoosi, ta on füüsiliselt terve inimene, aga ta läbib mingisuguseid eluväljakutseid, mingisuguseid raskuseid, mida iganes, tahab oma potentsiaali leida, tahab oma eluülesandest aru saada, tahab oma peresuhteid paremaks saada, mis iganes väljakutse tal on, aga tal ei ole psühhopatoloogiat. Vot nende inimestega meie tegeleme. Terapeudid tegelevad siis nendega, kellel on mingisugune kas meditsiiniline, neil on mingi haigus, mingi asi. Et see on vahe ja sellest ongi tulnud see hästi suur konflikt ühiskonnas, et inimesed nimetavad ennast terapeutideks, kellel ei ole väljaõpet. Ja sellepärast see tüli tekkiski, et ärge nimetage ennast terapeutideks, on ju. Seda paremat sõna lihtsalt ei ole leitud. Ja seda sõna kasutatakse hästi kergekäeliselt, aga tegelikult tuleb korrektne olla. Nii et sealt tuleb see sõna psühhotehnik. See sõna on jah, eesti keeles suhteliselt uudne, aga kuna meil on juba väga palju tegutsevaid psühhotehnikuid, siis varsti see enam nii ei ole. Varsti on see üks kõige parem sõna üldse eesti keeles. Okei. Nii. Siis on küsitud küsimus, et millised on kodused... Oota, ma võib-olla selle esimese küsimuse juurde veel täpsustan ühte asja, et kui te olete teise astme läbinud, siis te saate läbida ka kutseeksami ja taotleda täienmeditsiini kutsekojast endale kutse. Ehk siis, mis tõestab teie standardit, teie kompetentsi, teie kvaliteeti, teie oskuseid. Ehk siis jah, sa saad olla päris psühhotehnik, on küsimusele vastus. Liigun sinna suunas, et jõuda ka riiklikusse kutsekotta.
Tegelikult täiendmeditsiini kutsekoda oli osa riiklikust kutsekojast, aga kuna tuli suur skandaal, et inimesed, kes ei ole terapeudid, hakkasid ennast nimetama terapeutideks, siis igaks juhuks löödi need lahku. Aga täiendmeditsiini kutsekoda on täiesti standarditele, rahvusvahelistele standarditele vastav kutsekoda, seal ei ole mitte midagi teisiti kui riiklikus kutsekojas. Et riiklikust kutsekojast isegi öeldi meile, et meil on asjad rohkem korras kui neil ja ilmselt ühel hetkel tulevikus need liidetakse uuesti kokku ka, et meil järjepidevalt kogu aeg käivad koostöö läbirääkimised nendega, aga see on lihtsalt niivõrd pikk protsess. Et on vaja ju täita 2030 neid programme ja nii edasi. Et muudatused ilmselt tulevad kuskil pärast seda, aga mina oma erialaga paralleelselt kogu aeg liigun sinna suunas, et meie saaksime sinna riiklikusse juba varem sisse, et aga see võtab natuke aega. Nii. Millised on kodused ülesanded, on õpilased küsinud, et kui palju neid on, millised need on, millega peaks nagu arvestama. Ma olen üldiselt selle kursuse üles ehitanud või väljaõppe üles ehitanud niimoodi, et kõike saab läbida omas tempos. Peaasi, et kursuse kõige lõpuks oleks kõik tehtud. Ma olen küll välja kirjutanud kuupäevad või tähtajad, millal miski võiks olla tehtud, et ma jõuaksin hinnata neid, aga kui sa mulle ütled, et tead, mul praegu elus toimuvad sellised asjad, ma teen need ära, aga ma teen omas tempos, siis see on täiesti okei. Kõik tunnid, mida ma saan salvestada, jäävad sulle salvestusena, sa saad neid kuulata tagantjärgi, sa saad teha omas tempos. Praktikatundidega on natuke teine lugu. Praktikatundidest siis kohe räägime mõne hetke pärast. Aga kodused ülesanded on lugemisülesanded, kirjalikud ülesanded, paarisülesanded, mõned on grupiga tööd, mõned on sellised kogemuslikud ülesanded, kus sul tulebki minna ja mingi hirm ületada või midagi ära teha reaalselt. Ja selle kohta siis pärast jagada grupis, et hästi palju erinevaid ülesandeid on. Mahu mõttes, no kuidas ma ütlen, esimene aste on kindlasti pigem mahukam. Teine aste on selline, kus me teeme koha peal rohkem asju ära. Ja koha peal praktiseerime rohkem, et kodus ei ole enam võib-olla nii palju teha, aga samas, kui sa tahad saada tõesti heaks spetsialistiks, siis sa pead järjepidevalt iseenda peal neid harjutusi tegema. See peaks muutuma sinu eluviisiks. Et see ei ole enam kohustus või see ei ole mingi lisategevus, vaid kõik, mida sa oma elus teed, paralleelselt sinu peast tiksuvad need asjad. Et see peaks muutuma eluviisiks. Siis see on nagu... siis see liigub meistri tasemele, see sinu praktika. Kui kaua kehtib esimene ja teine õppeaste? See küsimus on selle mõttega, et kui sa läbid esimese astme ja tahad väikse pausi teha teise astme vahel või siis sa oled läbinud teise astme ja tahad kutset taotleda, et kui palju see paus seal vahel siis võiks olla. No ma ütlen, et mitte üle 2 aasta. Et siis lihtsalt juba läheb meelest ära, sa enam ei tee seda kutseeksamit ära, pead hakkama uuesti õppima, uuesti meelde tuletama, et pigem mitte jätta seda pikka pausi vahele, et jah, 2 aastat on nagu maksimum, kuigi ega tegelikult ka 2 aastaga inimene juba liigub võib-olla oma eluga edasi ja ei mäleta neid asju, et tundub keeruline uuesti alustada. Aga mul on õpilasi, kes on 1 aasta vahele jätnud ja siis teise astmega ilusti edasi läinud, et see 1 aasta on nagu veel okei. Millised on tuleviku tööalased väljavaated? Kõige potentsiaalikam on erapraksis või siis me oleme ka õpilastega praegu üles ehitamas natukene suuremat keskust, kus me meeskonnaga koos töötame, et ka koos luua oma keskuseid või täitsa üksi teha erapraksis. Aga ka tegelikult mul on õpilasi, kes töötavad erinevates organisatsioonides, koolides, lastega, integreerivad seda oma igapäevatöösse, et selles mõttes siin õpitut saab väga palju erinevates valdkondades kasutada. Et oleneb siis, mida just sina tahad teha. Et see on väga nagu
jah, ja ma arvan, et tegelikult igalühel kujuneb see oma käekiri ja oma suund, et seda on hästi-hästi tore näha, kes tahab rohkem baaridele keskenduda, kes tahab rohkem seal seksuaalsusega võib-olla tegeleda hoopis ja nii edasi, et sellised erinevad, igalühel tekib nagu mingi oma nišš või oma selline kutsumus, mida tema tahab siin ühiskonnas võib-olla lahendada või parandada. Milline on õppevorm? Teooriatunnid enamasti on meil Zoomis. Zoomi tunde ma salvestan, aga see ei tähenda, et sealt võib puududa. Sest tihti me teeme Zoomi tundides ka praktikaid ja neid praktikaosasid ma ei saa salvestada, et siis sellest sa jääd ilma, on ju. Et üldiselt on meil reegel, et üle 75% peab olema kohal käimise kogus. Kui see läheb juba nii-öelda siis alla selle, siis ma ei anna tunnistust. Siis tuleb järgmise õppegrupiga need puudutud tunnid järgi teha. Et jah, 75% võiks olla kohal. Ja ülejäänud siis saan salvestada, kui on teooriatund. Kui on kohapeal Tallinnas praktikatund, siis seda üldiselt salvestada ei saa. Kui juhtub, et mõni tund õppekavas on selline, et no tõesti eriolukord, ma ei saa tulla kohale, siis on võimalik võib-olla, noh, vahel mul on mõni paralleelne grupp, kellega saab teisel kuupäeval selle tunni järgi teha. Või siis mingi muu asja raames ma teen sarnast teemat, ma saan sind sinna kutsuda. Või siis järgmisel aastal uue grupiga see tund järgi teha. Või siis mõni kohal käinud õpilane saab sinuga kokku ja annab sulle selle praktika edasi. Kui sa temaga enne kokku lepid, et kas ta on nõus seda tegema. Ja üldiselt teised õpilased on seda nõus tegema, sest et see on hea võimalus ka ise õppida edasiandmist ja kellegi peal nagu seda siis õpetada, et see on mõlema jaoks selline väärtuslik kogemus. Nii et jah, Zoom ja koha peal. Mis siis saab, kui ei saa eriolukorra tõttu kohale tulla? Selle vastasin juba ära, et on erinevad võimalused. Millises mahus on iseseisvat materjali? Seda on küsitud ka. Mul on kuskil need tunnid kokku loetud tegelikult, aga vat mul see ei ole nüüd praegu meeles ja ma arvan, et need tunnid ei anna teile midagi ka. et pigem ma vastan siis sellele niimoodi, nagu ma enne vastasin, et see peaks muutuma selliseks loomulikuks eluviisiks. Et pange endale kodused tööd kõik kirja, mida ma järjest teile annan ja siis sättige ta endale kalendrisse niimoodi väikeste tükkide kaupa ära. Ja niimoodi ta saabki tehtud. Midagi ületamatut ei ole. Et pigem on sellised kogemuslikud praktilised harjutused, mis on vaja läbi teha. Lugemismaterjali on pigem vähe. Midagi on natukene, aga mitte meeletutes kogustes. Muidugi raamatuid ja nii ma teile soovitan, aga seal ei ole otseselt tähtaega, et te võite seda kursuse vältel lugeda endale sobivas tempos. Ja kursuse eest tasumine. See teid võib-olla ka huvitab, et kuidas see tasumine toimub. Saab erinevat moodi tasuda. Osade kaupa või korraga. Siis on natukene erinev hind. See on kodulehel vist välja toodud. Peaks olema kindlasti. Ja tavaliselt on siis arvega tasumine. Saan teha arve ettevõttele, saan teha arve eraisikule. Sellele lisandub siis käibemaks. Ja nii, üks hetk. Jah. Ja siis, oota, mis ma tahtsin selle tasumise kohta veel öelda? Ja kui te tasute ülekandega, siis te saate ka tulumaksu tagasi taotleda. Et kuna me oleme täiendkoolitusasutus, siis ma kannan kõik õpilased sisse ja seda saate ka teha, et see peaks teile ilusti ilmuma sinna. Nii et nii, ma vaatan korra. Mul on siin välja toodud mõned raamatud, mida te võite hakata vaikselt uurima, lugema, kui te tahate õppima tulla. Millest ma soovitan alustada? Kindlasti ärge alustage sellest psühholoogia alustest, see on hullult keeruline lugemine. Seda te ei suuda lugeda, kui te just pole harjunud sellise tekstiga.
ma soovitan seda psühholoogia alused võib-olla hakata lugema teises astmes. Aga alustada te võiksite kas mõtlemist muutes rikkaks või siis ärata endas hiiglaslik vägi. Et seal on hästi palju selliseid nagu sarnaseid praktilisi harjutusi ja praktilisi lähenemisi, mida meie teeme. See mõtlemist muutes rikkaks keskendub küll nagu rahale, aga kui neid samu harjutusi teha millegi muu suunas, õnneliku suhte suunas või ükskõik, mida sa oma elus soovid, siis tegelikult sealt kujuneb välja päris huvitavad siuksed psühholoogilised skeemid. Et uurida seda raamatut nagu teise nurga alt, kui sa veel ei ole seda lugenud, kui keegi teine on, siis vaata teise pilguga. Et nendest võib-olla alustada. Kindlasti see raamat Võim on hästi oluline, räägib sellest, kuidas me ei teadvusta isegi oma võimu ja kuna me seda ei teadvusta, siis kuritarvitame seda võimu. Et see on väga oluline raamat, kui me töötame inimestega, see on väga-väga oluline. Aitamise hind jällegi spetsialistidele, nõustajatele väga oluline. Ja see jutuajamised Jumalaga, selle ma olen toonud siia lihtsalt sellepärast, et natukene sellist filosoofilisemat mõtlemist harjutada, tunnetada, avardada endas, sest inimestega töö nõuab julget filosofeerimist, ma ütleksin, ja maailma hästi avaralt vaatamist. Ja seda need raamatud kindlasti annavad. Et sellepärast ma tõin need esimene, teine, kolmas raamatud siia juurde. Donald, siin on kirjaviga, Neil Donald Walsh peaks olema. Nii. Ja nüüd, mis edasi? Ma annan kohe teile ka sõna, kui te soovite esitada küsimusi. Ja ma tahaks natukene paar sõna ka teie tagasisideks, et kes te olete, kust te tulete, kuidas teil läheb ja mis te arvate praegu tänasest jutuajamisest. Ei pea jagama, aga tore oleks korraks teiega tutvuda ka. Et edasi saab siis see, et ootan teie avaldust. Motivatsioonikirja tahaks kindlasti. Et isegi kui ma teid juba natukene tunnen, siis motivatsioonikiri on sellepärast oluline, et ma teaksin, miks te tulete, mis on teie motivatsioon. Ja et seda ka iseendale sõnastada. Miks see on mulle nii oluline tulla siia õppima. Et siis seda avaldust ootan teilt ka. Nii, ja ma panen praegu selle screen'i meil kinni ja panen ka salvestuse kinni, et siis võite vabalt julgelt rääkida.